Kui kaua jätkuvad veel sanktsioonid Venemaa vastu ja sellega seotud vastusanktsioonid? Et võtab see aega veel kuid, aastaid? Mida prognoosida? Praeguse seisuga on majandussanktsioone pikendatud kuni juulikuuni. Ja siis tuleb see küsimus jälle päevakorda. Ma ei tahaks praegu spekuleerida, kas juulikuus sanktsioone pikendatakse. See kõik sõltub sellest, see sõltub Venemaast. Sanktsioonid on kehtestatud konkreetsetel põhjustel ja sanktsioone saab hakata tühistama siis, kui Venemaa hakkab täitma Minski kokkuleppeid. Nii et vaatame, mis juhtub enne juulikuuni sanktsioonid kehtivad. On olemas teine grupp sanktsioone, mis puudutavad konkreetseid isikuid, ehk isikud, kes on kantud Euroopa Liidu nii-öelda musta nimekirja ja kes on mitte soovitavad isikud Schengeni ruumis. Nende osas lõpevad sanktsioonid märtsikuus ja seda pikendamist hakatakse siis Euroopa Liidus ka lähiajal arutama. Ma tahaksin rõhutada, et väga oluline on see, et Euroopa Liit oleks ühtne. See, et Euroopa Liit pikendas praegu ühtselt sanktsioone kuni järgmise aasta suveni, majandussanktsioone, näitab väga ilmekalt, et me saame ühtemoodi aru. Venemaa käitumine on lubamatu ja nii kaua, kuni Venemaa ei muuda oma käitumist ja ei hakka täitma oma kokkulepped, rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kokkuleppeid, Minski kokkuleppeid. Nii kaua on see ka meie Euroopa Liidu reaktsioon Venemaale selline, et sanktsioonid jätkuvad. Valitsuskabinet on paaril korral arutanud seda teemat, et luua Eesti ja Vene piirialale viisavaba tsoon 50 kilomeetri raadiuses, kus siis kohalikud inimesed saaksid viisavabalt üle piiri käia. Et mõistetavalt praegu on see teema täiesti jääkülm, aga mis teie sellest mõttest arvate? Et kas võiks olla selline võimalus? Ma arvan, et kõiki võimalusi tasub kaaluda. Jah, tõepoolest selline võimalus on, et lihtsustatud piiriületuskord sisse seada 50 kilomeetri ulatuses mõlema riigi territooriumil. Jah, meie naaberriigid on seda teinud ja ma arvan, et see on teema, mida Eestis kindlasti tuleks arutada. Viimasel ajal seda küsimust arutatud ei ole, et selle arutelu juurde tuleks tagasi tulla, ära kuulata erinevate valdkondade inimeste arvamused, kuulata ära kohalike inimeste arvamused ja siis saab arvamuse kujundada. Praegu ei ole ma valmis seda tegema, seda tuleb arutada. Millal Euroopa Liit ja Venemaa sõlmivad viisavabadusleppe? Juhtub see selle sajandi esimesel veerandil või hiljem? Ma ei hakka selle teema üle spekuleerima. See sõltub väga palju Venemaast. Sest enne seda, kui Venemaa käitus agressiivselt, okupeeris Krimmi ja alustas sõjategevust, enne seda Euroopa Liit oli valmis arendama Venemaaga suhteid väga erinevates valdkondades. Majanduses oldi valmis rääkima mitte küll viisavabadusest, aga viisade lihtsustamisest, perspektiiviga jõuda viisavabaduseni. Täna sellest ei räägita. Et alguses tuleb korda saada peamised asjad. Alguses peab saama nii kaugele, et Venemaa muutub jällegi normaalselt käituvaks, usaldusväärseks partneriks. Ehk lõpetab oma agressiivse käitumise, lõpetab oma provokatiivse käitumise ja hakkab täitma Minski kokkuleppeid. Kas Venemaaga üldse praegu millestki räägitakse? Kindlasti räägitakse, et kui ma võrdlen, siis jah, kõrgema poliitilise taseme suhted on külmutatud. Aga näiteks välisminister, ma suhtlen oma kolleegiga ja diplomaadid suhtlevad oma kolleegidega, meie ametnikud suhtlevad oma kolleegidega Venemaal vastavalt vajadusele. Sest ka siis, kui riikide vahelised poliitilised suhted on keerulised, igapäevane suhtlemine ja igapäevane arutamine peab jääma. Tuleb rääkida naabriga. Teistsugust lahendust ei ole. Me ei pea nõustuma kõiges, aga kanalid peavad olema avatud ja suhtlemine käima. Ja kui me räägime kultuurisuhetest, kui me räägime inimeste külaskäikudest teineteise riikidesse, siis jah, võib-olla need numbrid on väiksemad, kui nad olid aasta-poolteist tagasi. Selleks on ka mitmeid objektiivseid põhjuseid, kaasa arvatud rubla devalveerimine, miks turiste tuleb vähem. Aga see valdkond on praegu, mina julgen öelda, et väga heas. See valdkond on praegu väga hea, ehk külastatakse üksteist, suheldakse üksteisega, toimuvad kultuuriüritused, toimub piiriülene koostöö, ka siin praegu, kus me oleme Võrumaal ja Põlvamaal, ehk see on positiivne. Jah, ka ärisuhted on praegu oluliselt vähenenud, aga jällegi see tuleneb sanktsioonidest,
see tuleneb hoopis teistest, see tuleneb poliitilistest põhjustest. Nii et mingis osas suhted on külmutatud, mingis osas suhtlemine jätkub ja paraku see suhted Venemaaga võiksid olla palju-palju paremad. Aga täna on see võti Venemaa käes.